ma ei tea, terve see show business on nii imelik minu jaoks. Ma ei tea, minu jaoks on nii imelik. Kui ma näen mingi 20-aastast mingit last ja siis seal kõrval on mingi paks, mingi 45-aastane mingisugune režissöör teeb mingi kalli seal. No ma ei tea, see on nii imelik. Nagu mul on kohe mingi tidiparti tunne, ei või? Mingi raudselt mingi, okei, väga imelik, okei, mis seal küll huvitav toimub? Ma ei tea, nagu kohe hakkab nagu imelik. Samamoodi nagu see mingi eelmine lugu oli seal Beatrice'il, see mingi kommi laul või mis asi see oli? Või mingi limonaad või? Mis see? Oot see, pulga komm. Mingi Beatrice 20 ja siis tuleb mingi 40-aastane mees. Pimpa, teeme ühe limpa. Mis siin toimub? Anna see lind tagasi. Mis asi, anna see lind tagasi või? Elu on lill. Lill. Varastas mingi lille ära ja siis mingi irvitab kaamera ees. Nagu kuidas sa saad nii retard olla, et sa teed midagi, mis on seadusega vastuolus ja siis võtad seda linti nagu. Kuidas sa saad nii retard olla? Eile Pirados ütles, et lastega poodi viina ostma minnes, ärge Piradose särki selga panna. See on jumala okei. Aga viin ja nagu kanep ei ole kindlasti samad asjad. Kuidas see meiega on seotud? Ei ole kuidagi samad asjad. Kuidas see meiega on seotud? Ja ma tõesti tahaks näha seda. Nüüd ma hakkame siis pilte tegema iga kord, kui viinakse viina ostma. Ei, aga me ei joogi ju viina. Miks meile siis on vaja seda öelda? Jah, ma sellest ei saa aru. Oota, see Pirados mingi sponsoreerib neid siis või? Hamba mädanik juba meelest läinud, kõik tore ju. Lastega viina ei ostetagi, lastega käiks ainult kanepit ostmas. Mõtlen vaid, et kui tellin endale Pirados riideid, kas ma siis ei tohi enam poest osta asju, mis pole nii prestiižne. Nemad ei ostnud, neil anti need riided brändi reklaamimiseks või? Jaa. Kui ma ostan mõne riide eseme jalanõu, siis see on minu oma teen, mida tahan. Nende situn või ostan viina, mitte üks türbel ei tule mulle ütlema, mida ma nendest teha võin. Probleem ongi selles, et nad ei ole ostnud neid, nagu ma aru saan. Ehk siis need ongi nii-öelda sponsor korras antud. Ja bränd lihtsalt ei taha ennast nagu siduda vaimuhaigete inimestega. Tõenäoliselt. Rasvapats on enda mädaniku ja kiirkorras arstile mineku unustanud ära ja selle jaoks raha hoidmine. Hoopis ostetakse 350 euriga katkine ATV. Smile. Wild. Korralik rott ja tropp. Kasi tööle, Raibe! Ja mehe nimi on Führer. Ja väike Aadu pilt ka veel piilub siin. Smart food! Mul kiire nahui! Klassik Tallinna. Mis ta nüüd teeb? Peab käsib teed, lihtsalt seisab niimoodi või? Mis kuradi šokis? Sesse! Õpi sõitma täna. Šokis. Kui sa mingi šokis oled, kui sa pead pidurdama, siis sa ei tohigi türa roolis olla. Šokis. Tõmba nahhui sealt roolist, türa sõida bussiga putsi. Oi vittu, ausalt. Üks loll sõimab teist lihtsalt. Vaata, ta ei oska sõita. Ise on samasugune debiilik. ChatGPT ütles, et ma saan sellega oma sauna kerise keevitatud, ma saan sellega keevitatud suitsuahju endale, BMW kere, mingid auke keevitada täis ja siis ATV raami tugevdada. ChatGPT ütles, et ma saan sellega oma sauna kerise keevitatud, ma saan sellega keevitatud suitsuahju endale.
ChatGPT ütles, et sa oled kerjus ja räme munn. Mitu korda on ChatGPT keevitanud saunakerist või üldse keevitust käes hoidnud? Mida see GPT üldse füüsiliselt valmistanud on? Ehe näide sellest, kui laps istub 24/7 arvutis. Täiskasvanuna 0 intelligentsust, 0 arusaamist elust, inimesena suur 0. Kosmoselaeva saad ka keevitatud ja tagasi planeedile koju lennata. Kuidas saab eestlane nii loll olla, et ta ei saa nii pisikestest asjadest lihtsalt aru? Et me hakkame nüüd keevitama järsku või? See Marti on teil konkreetselt pea nii sassi ajanud, et te lihtsalt kannate enda kopikad neile. Oota, mida vittu? Neil on keevitusmasinat vaja nüüd või? Mida nad keevitavad? Ma näitan nüüd teile ühte pilti, mis peaks teile natukene mõistust koju tooma. See, keda te toetate, suutis teha 720 000 käivet peaaegu. Ja nüüd, aastaid hiljem, kerjab ta TikTokis raha, et hakkab keevitama midagi. Loll inimene ei suuda siukest käivet teha. See inimene ei ole loll. Ta teab täpselt, kuidas teiega mängida. Oota, aga kus see käive tehti siis? Kas ta väitis, et ta tegi? Kuidas saada mitte kriminaalsel teel teie käest raha kätte? Ma loodan, et minu postkasti palju kirju ja inimesed ütlevad mulle aitäh. Käive oli fake või? Kui ma ütlen ausalt, ma tahaks minna metsa. Ma isegi ei tea, et ta oleks dropshipping nagu. Ma tean, et ta müüs oma kanepit, aga ta ei maksnud makse selle pealt, et ta seda kanepit müüs. Ja nüüd ta on mingi riigile mingi 200 tonni võlgu nii eraisikuna kui ka nii-öelda eraisikuna kui ka siis ettevõtjana. Noh, see on 2 peal kokku siis kuskil 200 kilo. Ja siis samal ajal ta käib mingi 20 või mis tal oli 18 000 euro eest väidetavalt nemad käivad perega kuskil Vietnamis. Ise on riigile mingi 200 tonni võlgu. See ongi see. Sa oled nii maintsev kui pulgakomm, nii magus ja hea, ajad segi mu pea. Beatriis 21 ja siis tuleb Jaanus 39. Pimpa, tule lähme teeme koos ühe limpa. Rea küll. Ikka oskavad mussi teha, no. Ikka oskavad teha seda muusikat tänapäeval. Ilus kuulata kohe.